tüli laienemine, eskaleerumine. See on siis teineteise suhtes kasvav negatiivne reageerimine. Ja see on nüüd niisugune dünaamika, kus meil võivad olukorrad minna väga käest ära ja jõuda kohani, mida siis kutsutaksegi peretülideks. Sageli need on sellised võrdsete vahelised võimuvõitlused või võimu näitamised ja võimu demonstratsioonid, kus me laseme käiku kogu oma arsenali ka eelnevate nende suhtlemise ohumärkide näol, mida ma siin loetlesin. Ja see on olukord, kus sõnadest võib tulla puudus ja tülid võivad minna üle füüsilisteks kaklusteks. Igal juhul on igasugune vägivald lubamatu, aga kui meil tülid eskaleeruvad kaklusteks, siis on ilmselge, et naised ei suuda kuidagi sellest olukorrast võitjatena välja tulla, sellepärast et mehed lihtsalt on füüsiliselt nendest kordades üle. Ma tulen hetk hiljem uuesti tagasi peretülide ehk kuuma vägivalla juurde, aga kui me vaatame veel neid tülide eskaleerumisi, siis me võime täheldada ka oma elust ja oma kogemustest, et mõnikord võivad vallanduda tülid väga tühistest asjadest. Me kutsume neid niisugusteks moosipurgikaane tülideks. Mõnikord on tülid, vanasti olid tülid, et kes kuidas keerab või pressib kokku hambapastatuubi või mis pidi on tualettpaberirull WC-s üles sätitud, et siin praktiliselt mitte millestki või kas lapsed lähevad magama, mis kell nad lähevad magama, mis toimub enne magamaminekut, nagu väga süütud teemad, millest võivad lahvatada suured tülid, mis võivad jõuda sellesse kohta, et okei, kui sulle minuga ei meeldi elada, siis hakka astuma, uks on seal. Me võime hiljem küll öelda, et saage aru, ma olin ju vihane, ma ju lihtsalt vihast lähtuvalt ütlesin neid asju välja. Aga kui ma kogu aeg neid asju niimoodi mõtlematult viha pealt välja ütlen, emotsiooni pealt väljendan, siis mõned mõtted võivad hakata meeldima ja ühel hetkel astubki keegi uksest välja ja ei tulegi enam tagasi. Et sõnad on läinud lendu ja neid on praktiliselt võimatu tagasi võtta. Ehk see ei ole mitte mingi õigustus, et ma ju olin väga vihane. Viktor Frankl, kes on aluse pannud eksistentsiaalteraapiale, eksistentsiaalpsühholoogiale ja kellel on isiklik väga raske kogemus siis teise maailmasõja aegsest natsi koonduslaagrist, Saksa koonduslaagrist, jõudis niisuguse arusaamiseni, et mitte see, mis olukordades me tegelikult oleme, jõudis arusaamisele, et mitte see ei määra meie kannatuse suurust, mis meiega toimub, vaid see, kuidas me mingisugustes olukordades reageerime või missuguse tähenduse me mingisugustele olukordadele paneme. Et väga palju rohkem on meie endi juhtida, kui me esialgselt tahame seda uskuda. Ehk me saame teha valikuid, kuidas me reageerime ja isegi selleni välja, kuidas me mõtleme ja kuidas me tunneme. Ehk loomulikult esimene reaktsioon võib olla väga emotsionaalne ja meil on õigus kogeda erinevaid tundeid, aga kas me jääme nendesse tunnetesse kinni ja mil määral me hakkame nende raskete emotsioonide pealt reageerima, siin on absoluutselt meie isiklik valikukoht olemas. Ja Viktor Frankl ütles siis, et stiimuli ja reaktsiooni vahele jääb tühi ruum. Ja see ruum on meie otsustamise ruum, kus me saame teha enda valiku. Ehk kui on stiimul ja kui on vastus ja siin on see suhteruum, siis meie vastusest sõltub see, kuivõrd me tegelikult valime arengu ja valime sisemise vabaduse. Ehk kui me ütleme, et saad aru, ma ei saanud teistmoodi reageerida, ma ei saanud teisiti öelda, sest see, kuidas sa minuga käitusid ja see, mida sa minuga tegid, pani mind niimoodi reageerima ja käituma, siis see on ilmselge märk, et ma ei ole huvitatud enda isiklikust arengust. See valiku koht on uues ajus, automaatreageeringud pärinevad meie vanast ajust, kus ei ole väga palju strateegiaid, on ainult võitle või põgene, külmu või kohandu. Aga Viktor Frankl ütleb, et meie reaktsioonis peitub meie jõud vabaduseks ja kasvamiseks. Minu jaoks on see hästi oluline sõnum, mida ma ka terapeudina püüan oma klientidel aidata mõista, et kui me juhime, minu jaoks on see terapeudina hästi oluline sõnum, mida ma aitan ka oma klientidel mõista, et kui me suudame viia juhtimise üle uuele ajule, siis me saame valida, nagu
väga täiuslikust garderoobist erinevaid strateegiaid. Vaatame, võtame välja, kas see sobib, kas see toetab mind, kas see viib mind soovitud tulemuseni. Ei, see strateegia, seda meile kasutasin, see ei toiminud üldse. Ja me saame muutuda väga loovadeks. Prooviks seda. Mõtleks natuke kastist välja. Ja teeks midagi teistsugust. Sageli see teistsugune võiks olla kindlasti kergem energia pealt mänguline, aga mitte niisuguse raske manipulatiivse strateegia poolt juhitud, et me tahame panna teist inimest olukorda, kus tal ei ole valikuid ja ta peab hakkama tegema seda, mida meie tahame, et ta teeks. See ei ole õiglane, see ei ole ilus viis, kuidas olla suhtes. Aga me saame läbi loovuse, läbi miljonite loovate strateegiat, et aidata luua olukordi, kus me näeme hoopis teisi ja paremaid võimalusi ka oma erimeelsuste lahendamiseks. Muidugi see vajab natukene aega ja veel sellist detailsemat analüüsi ja uurimist, et kuidas siis reaalselt võiks seda kõike rakendada. Nüüd rääkides veel valusatest suhtlemismustritest, läheme teravamate suhtemustrite juurde. John Gottmani instituudil alusepanijaid on teinud niisuguse üldistava analüüsi ja kirjeldanud suhtekonflikte 4 apokalüptilise suhtekonflikti ratsaniku kujul. Et me teame ju piiblist, et kui ilmuvad välja 4 apokalüptilist ratsanikku, siis see on suur kaos ja lõpp, mida nad tegelikult tekitavad. Ja need suhtemustrid, mida ma nüüd kirjeldan, on ka samamoodi, need tegelikult on juba siis suhte lõpu ettekuulutajad, kui võiks niimoodi öelda. Need on kriitika, krititsism, väga tugev kriitika ja pidev kriitika teise inimese aadressil, põlgus, kaitsesse minek, huvitaval kombel küll, eks ole, me arvame, et me tagame enda turvalisuse, tegelikult me lõhume suhet. Ja siis kivimüüri ehitamine. Esimene on siis kriitika, krititsism. See on siis kriitika, mis ründab inimese iseloomu ja olemust. Ja siin me kasutame väga palju sina-sõnumeid ja sellest kohast on meil väga raske tuua fookus iseendale, et iseennast selgitada, iseennast avada ja minna suhtlusesse rohkem läbi mina-sõnumitega. Ja kriitika kaldub sageli eskaleeruma. Ja kui me kasutame seda siis strateegiat, mis on väga haiget tegev strateegia pidevalt, siis see viib meid raskemate, hullemat tüüpi konfliktideni. Ja nüüd Gottman on öelnud, et need suhtekonflikti 4 apokalüptilist ratsanikku mõjuvad nagu mürksuhtele. Kui me vaatame kriitikat teise inimese aadressi, siis see kõlab kuidagi näiteks niimoodi, et sa ei võta kunagi vastutust selle eest, kuidas sinu käitumine teisi mõjutab. Või mina ei usu, et sa unustasid, sa oled lihtsalt hoolimatu. Või sa ei mõtle kunagi teistele, sa ei mõtle kunagi minu peale. Sina. Aga mis oleks vastumürk? Näiteks, ma olin väga mures, kui sa jäid hiljaks ja ei helistanud mulle. Kas mul on õigus öelda ja väljendada seda, mida mingid olukorrad minuga teevad? Jaa. Aga kas ma peaksin enda frustratsiooni seetõttu teiste inimeste peale välja valama? Ilmselt ei. Või näiteks, et arvasin, et olime kokku leppinud, et teavitame teineteist, kui midagi muutub. Ja kui me suudame seda öelda veel sellise neutraalse sõbraliku koha pealt, siis ilmselgelt see ei vii teist inimest kaitsepositsioonile, vaid suunab teda rohkem just nimelt vastutust võtma enda osa eest. Et jaa, näed, panin mööda, vabandust. Põlgus, see on siis teise lugupidamatu kohtlemine, sarkasmi kasutamine, naeruvääristamine, matkimine ja selline võib-olla tundub esialgselt süütuna, aga silmade pööritamine. Me ei ütlegi midagi, aga pööritame silmi. Põlguse eesmärk on panna teist tundma ennast põlatuna ja väärtusetuna. No näiteks, sa oled väsinud? Ei, no muidugi, jah. Lisaks sellele, et mina olen ka samuti kogu päeva tööd teinud, et mina olen hoolitsenud laste õhtusöögi eest, mina käisin veel oma ema vaatamas ja üleüldse ma hoian kogu seda majapidamist siin püsti. Ja tuled sina koju ja ainus, millega sa hakkama saad, on visata ennast teleka ette ja nagu mingi külaline nagu pulti näppima hakata. No ma ei tea, kas saab muutuda veel haletsusväärsemaks.
jah, ma võin olla väga nördinud sellest, et minu partner ei osale pereelus, aga suure tõenäosusega ka selline põlguse väljanäitamine ei motiveeri teda teistsugusele käitumisele. Mis võiks olla vastumürk? Näiteks, et ma saan aru, mida sa tunned. Mul endal on ka olnud pikk päev selja taga ja ma näen, et sa oled väsinud. Mis sa arvad, kui istuks maha, võtaks tassike teed ja lihtsalt oleks natukene koos, räägiks, kuidas päev läks. Ja siis võiksime mingid plaanid teha, et mida me veel võiksime tänasel õhtul korda saata ja kuidas lastega ja kuidas õhtusöögiga ja mis iganes. Et jällegi sellise, kui me suudame enda vajadusi väljendada sellise turvalise, sõbraliku neutraalsuse pinna pealt ja lisada siin natukene soojust, siis ma arvan, et see kõlaks palju rohkem ligilähedaselt sellele, kuidas Paulus soovitas meil väljendada armastust läbi armastuse ülemlaulu. Kaitsesse minek. Jaa, olukorrad on ebaõiglased. Me tunneme ennast sageli ebaõiglaselt süüdistatuna. Ja me kipume kiirustame õigustama. Toome välja vabandusi, põhjendusi. Et seeläbi me tegelikult alateadlikult sunnime teist inimest taanduma. Ja seeläbi me tegelikult tahame anda teisele inimesele sõnumit, et probleem ei ole minus, vaid sinus. Kaitsesse minek on tegelikult üks teise osapoole süüdistamise viisidest. Ja sellega ma annan sõnumi, et mina ei ole selles süüdi. Näiteks, kui jäime hiljaks, siis mina ei ole selles süüdi, et me hiljaks jäime. See on sinu süü. Selle asemel, et vastumürgina võtta ka ise kas või osaliselt vastutust siis tekkinud pingelise olukorra eest. No näiteks, et tõepoolest, et see on ka minu probleem, et me praegu hiljaks jäime, et ma püüan ise ka järgmine kord rohkem ajaga arvestada. Et tegelikult ju mind ei toeta see, kui ma ründan teist osapoolt. Ja see ei toeta kuidagi ka minu isiklikku arengut. Paarisuhe, suhted üldse on tegelikult isikliku arengu võimas väljakutse. Kivimüüri ehitamine. Mõnikord ma suhteterapeudina näen, et tuleb paar ruumi ja nende vahel on nagu mingi suur jääkamakas, hiigelsuur, nagu selline jäine sein. See on nüüd selline lõppakord ja Gottman ütleb, et kui me oleme sellesse kohta jõudnud, siis sellest kohast võib olla väga raske tagasi pöörduda. Milles see siis väljendub? Keegi või võib-olla ka mõlemad partneritest eemalduvad suhtlusest, lülitavad ennast välja, sulguvad täiesti. Blokeerivad probleemidega tegelemise asemel suhtluse ja nagu muuseas häälestuvad ennast kogu aeg millelegi muule. Ja tegevuslikult ja käitumuslikult nad võivad olla näiteks suhtlemise asemel või ajal hõivatud demonstratiivselt mingi muu tegevusega. Ja me võime ju mõista seda, et suures osas on see reaktsioon 3 esimesele konfliktitüübile, aga see võib kasvada üle harjumuseks. Ja see viib ühenduse katkemiseni ja suhte täieliku hävinemiseni. Mis oleks vastumürk? See on nüüd selline komplekssem protsess, mida me võiksime läbida, aga igal juhul on see, et tuleb lõpetada konfliktsed arutelud, mis ei ole produktiivsed ja õppida turvalisemaid viise erimeelsuste käsitlemiseks. Tuleb anda teisele turvalisel viisil teada, et olukorrad muutuvad sinu jaoks väga ebaturvaliseks, et on vaja suhtlusesse pausi teha selle asemel, et jäiselt eemalduda või lasta tülidel eskaleeruda. Tuleks võtta vähemalt 20 minutit, kui me oleme võtnud aja maha. PrEP muide soovitab ka 30 minutit kuni 24 tundi. Ja selle aja mahavõtmise käigus on oluline, et me nagu jahutame ennast, rahustame ennast, et me laseme oma hormonaalsüsteemil, mis on suhteliselt siis stressihormoone täis selleks olukorraks ja selleks ajahetkeks, et me rahuneme, laseme kehal lõdvestuda, teeme mingisuguseid tegevusi, mis aitavad meil natukene ümber lülituda ja ei kasuta seda aega võiduka argumendi väljamõtlemiseks. Mõnikord on see selline eesmärk, et okei, me võime ju eemalduda, aga kui me kokku saame, aga ma talle siis ütlen. Et siis tasub mitte kütta ennast veel rohkem üles, kui me võtame aja maha. Miks me sellest kõigest räägime? Me räägime sellest sellepärast eelkõige, et see, kuidas meie vanematena ja armastajatena kodus käitume,
see on see, mis pagasiga meie lapsed ellu lähevad ja see on see, kuidas nemad siis kas suudavad või ei suuda, oskavad või ei oska ise tulevikus enda suhetega toime tulla. Kui meil on peres väga palju perevägivalda, siis see mõjutab lapsi selliselt, et lastel võib olla depressioon, neil võib olla rohkem suitsiidset käitumist ja tänapäeval noored ja lapsed teevadki väga palju suitsiide, mis on ääretult kahetsusväärne. Koolikiusamist ja vägivallatsemist võimendavad, sellised mustrid võimendavad koolikiusamist ja vägivallatsemist, sellepärast et lapsed võtavad neid mustreid kodust kooli kaasa ja ka siis see on hea pinnas ohvri rolli tekkimiseks, et mõned on vägivallatsed, mõned on siis ohvrid ja on kurb, kui selline roll saadab inimest ka läbi kogu tema ülejäänud elu. Me saame midagi sellega peale hakata, kui me märkame ja kui me ennetavalt hakkame midagi ette võtma, aga kui me midagi ei tee, siis see sageli niimoodi jätkub. Ja lastel, kellel on kodus tülitsevad vanemad, neil on väga raske täita koolikohustust, neil on väga raske olla kohal, keskenduda õppimisele ja suure tõenäosusega nad on kas eemal olevad või siis ei hakkagi ühel päeval enam kooli jõudma. Ehk siis nende haridustee katkeb. Väga sageli nad tahavad põgeneda, lapsed tahavad põgeneda kodudest, kus on palju tüli ja konflikte ja raske õhkkond. Ja seepärast nad libisevad varajastesse suhetesse, nad hakkavad mängima perekonda eas, kus nad ei peaks seda tegema. Nad võib-olla loovad ise uusi probleemseid suhteid ja nendest võivad saada väga noored lapsevanemad, kus nad võivad olla sotsiaalselt selleks rolliks veel täiesti ebaküpsed. Nüüd lõpetuseks vaatame siis neid kõige keerulisemaid suhtedünaamikaid, mida me siis võime kutsuda kui otseselt vägivaldseteks suhtemustriteks, sest juhin teie tähelepanu, et kõik see, millest ma seni rääkisin, on see, mida me kõik kaldume oma suhetes vähemal või suuremal määral tegema. Lihtsalt, et kui seda kõike saab liiga palju, siis me jõuamegi peretülideni ja suhtevägivallani. Ja mida ma tahan veel öelda, on see, et kui ma ei ole valmis vaatama enda osa suhtedünaamikas, siis võivad väga paljud olukorrad ka minu enda juhtimise alt väljuda ja ma võin avastada ennast kohas, kus ma ei ole enam enda käitumise peale uhke. Situatiivne kuum vägivald, see on nüüd see, siis, mida ma ka kirjeldasin siin eskaleeruva tüli juures, kus tülid lähevad kergelt üle kaklusteks ja jällegi kordan, oluline on enda osa nägemine suhtedünaamikas ja töö iseenda reaktiivsusega. Kui need sellised peretülid saavad avalikuks, siis sageli on need niisugused, pidasime mõlemad partneriga pidu, üks ütles, et ma lähen viina järele, teine ütles, et ei lähe sa kusagile, hüppab ukse ette, see, kes tahab viina järele minna, tõmbab selle ukse ette hüppanud inimese partneri, kes iganes ta on, mees või naine siis, sealt ukse eest ära, teine saab haiget, kutsub politsei ja ütleb, et näed, siin oli vägivald, mulle tehti liiga. Aga tegelikult, kui nüüd väga teraselt sellele olukorrale otsa vaadata, siis me mõlemad ikkagi, meil oli mõlemil oma osa selles, et me jõudsime sellise tüli eskaleerumiseni. Ja sageli on just naised need, kes sellise kuuma situatiivse perevägivalla juures on rohkem löömisaltid, kes on niisuguse lahtise käega. Laksu võivad saada kirja nii partnerid kui lapsed ja see on väga ohtlik, sellepärast et naine ei pruugi isegi enda vihahoos teadvustada, kuivõrd vägivaldseks ta käitumuslikult on läinud. Igasugune vägivald on lubamatu, nii naise poolt kui mehe poolt. Ja ei lööda ju naist, ei lööda meest ja ei karistata füüsiliselt lapsi. See on ülioluline asi, mida teadvustada, sinna me oleme jõudnud, et ilmselgelt on taunitud ühiskonnas see, et partnerid omavahel vägivaldseks muutuvad, aga kas me tegelikult lapsevanematena ikkagi suudame alati ennast kodus laste kasvatamise juures ka füüsiliselt vaos hoida, ma ei ole sellest täna nii kindel. Ma arvan, me peaksime sellest teemast veel väga palju avatult ühiskonnas rääkima. Kõige keerulisem suhtevägivalla tüüpe on suhteterror.
mis on siis niisugune süsteemne, külm, kontrolliv vägivald ja mis algab reeglina hiilivalt. Võimalik, et selline külm, kalkuleeriv, kontrolliv vägivald päädibki ainult emotsionaalse vägivallaga. Igal juhul, kui keegi satub sellise vägivalla ohvriks, siis temast saab aja jooksul laastatud inimvare. Ja loomulikult, kui sellele kaasub veel siis füüsiline vägivald ja ähvardused, et siis see olukord võib olla täiesti õõvastav, kui ma võin ennast niimoodi väljendada. Ja see on selline dünaamika, kus tasakaal on partnerite vahelises jõupositsioonis paigast ära läinud, kus me tõsiselt võime rääkida vägivallatsejast ja me võime rääkida ohvrist. Loomulikult, kui me teraapiat teeksime, siis on oluline koht uurida ka seda, et kas see on ikkagi esimene sedasorti muster selle ohvri elus, mida ta praegu kogeb, või on see mingi kordus millestki, mida ta ei ole teadvustanud enda minevikus. Võib-olla see on miski, mida ta ikkagi tõmbab, ma ei tahaks öelda, et tõmbab, aga et mingi kordus ikkagi, kuidas olid tema suhted tema vanematega ja mis toimus tema kodus. Ja võib olla, et selline uskumus, et meil oli imeline kodu, mul oli õnnelik lapsepõlv, on keelanud või on takistanud siis ohvri rollis oleval inimesel või ütleme, ohvri rolle, midagi muud, aga ohvri koha peale sattunud inimesel tegelikult aru saada ja võib-olla ka tegelikult ära tunda ja märgata, kui tema suhe praeguse partneriga läheb tegelikult äärmiselt nagu ebaturvaliseks ja vägivaldseks. Ehk ta on natukene nagu pimestatud, sest et midagi ta koges lapsepõlves, mis oli tema jaoks nagu norm. Ja siis, kui rääkida sellisest suhteterrori dünaamikast, võib-olla võiks veel kiiresti ära mainida sellist emotsionaalse vägivalla viisi, nagu see on gaslighting, see on siis gaasikeeramine. Et kui ma rääkisin, need dünaamikad algavad vaikselt hiilivalt, siis ka see gaasikeeramine on selline, et me natukene keerame peale, me natukene võimestame ennast ja enda positsiooni selle ohvri üles, me tõmbame tagasi, siis me oleme väga armastusväärses, siis me jällegi keerame rohkem seda endapoolset kontrollivajadust peale ja ühel hetkel me tekitame ohvris olukorra, kus ta hakkab kahtlema enda tunnetes, enda mõistuses, enda arusaamises, et ta saab pidevalt sõnumeid, et ta mäletab valesti, see, mida räägiti, ei olnud üldse see, mida ta mäletab, see, mida ta mäletab, ta oleks pidanud tegelikult mäletama seda, mida päriselt räägiti, et kõik pööratakse tema jaoks nagu pea peale, ta mäletab valesti, ta kuuleb valesti, ta tajub valesti. Ja väga raske on ohvril siis hakata aru saama, et kõik ei olegi temas, vaid see, mis toimub, on lubamatu ja see suures osas tuleb teise inimese poolt. Terapeudina võin öelda seda, et mõnikord ohvri rolli või ohvri koha teadvustamiseni jõudmine võib võtta aastaid aega ja sageli ka ohver kuidagi tahab libiseda tagasi sellisesse olukorda, sest see on tema jaoks samal ajal turvaline, sest see on tuttav ja jõustada ohvri kohast välja astuma. No selleks see peab olema selline väga teadlik eesmärgipärane protsess, kus ohver on ka selleks väljaastumise hetkeks piisavalt varustatud, et ta saab alustada oma elu ja vägivaldsest olukorrast väljumine ei sea ohtu nii tema enda elu ja turvalisuse kui ka tema laste elu ja turvalisuse. Kahjuks on nii, et kui olukorrad ei ole läinud füüsiliseks, on väga keeruline tuvastada kohtus sellist emotsionaalset kontrollivat suhteterrorit ja ma ei saa alati olla päri sellega, missugused on kohtulahendid selliste väga raskete olukordade juures, kus väga keerulisse olukorda satuvad ka lapsed. Nüüd me võime ju uskuda sellesse, et me oleme inimesed ja me suudame muutuda ja kõik me võime muutuda. Ja ka suhteterrorist võib muutuda, kui ta näeb enda osa ja kui ta näeb probleemi ja kui ta näeb, et tema on selle probleemi osa.
selle hetkeni, kui see suhteterrorist ei ole seda kohta endale teadvustanud ja ei ole huvitatud iseenda käitumises midagi muutma ja iseenda hoiakutes midagi muutma, siis mingisugust muutust ei ole mõtet oodata. Suhteterrorist, vägivallatseja võib lõputult andeks paluda, kingitusi tuua, lubada, aga kui ta tegelikult iseenda osa selles ei näe, siis muutust ei tule. Nüüd PrEP-programmid, mida ma juba eelnevalt mainisin, toetavad inimesi nii vägivallaahela katkestamisel kui ka vajadusel turvaliselt ebaturvalisest suhtest väljumisel. Et selles mõttes, kui imago keskendub suhtedünaamikale ja ühenduse loomisele ja taastekitamisele partnerite vahel, lähtuvad siis partnerite lapsepõlve kogemustest, siis PrEP-is me käsitleme hästi erinevaid teemasid. Me oleme toonud Eestisse nii paarisuhte rahulolu edendamise programmi, mis on siis otseselt suunatud paaridele, kes tahavad enda suhet tugevdada ja kes tahavad sellise mõõduka erimeelsuse või mõõduka konfliktsuse taseme juures siiski jõuda paremasse kohta. Ja mõnikord ka mõned tulevad lihtsalt ja nii-öelda käivad paarisuhte hoolduses. Seda hooldust vajame me kõik oma paarisuhtes aeg-ajalt. Meil on PrEP üksikisikutele Minu suhe minu kätes, kus me aitame nüüd aru saada sellistest vägivaldsematest suhtemustritest ja ka prokuratuur saadab meile inimesi, kes on siis esmakordselt toime pannud niisuguse lubamatu teo suhte kontekstis ja sageli on selline äratuskell nendele inimestele, et nad ei ole osanudki suhtes seni sellises võtmes mõelda ega näha. Ja nad on olnud väga rahul selle programmiga ja nad on ka andnud prokuratuurile sellist väga positiivset tagasisidet. Ja huvitav on see, et samaaegselt sellesse samasse programmi, samasse gruppi võib sattuda ka ohver, kes saab aru siis enda dünaamikast sellest, kuhu tema sattunud on ja need programmid ka jõustavad ohvril siis ebaturvalisest kohast väljumast, kui sellest suhtest ei ole võimalik turvalisemat suhet luua. Meil on PrEP isadele, see on päris uudne programm, väga ilus programm, mis aitab isadel mõtestada nii isaks olemist kui meheks olemist ja leida see seos ja tekitada ühendus ja näha suuremat pilti enda arengus, enda kui mehe ja isa arengus. Ja siis meil on ka PrEP kooliõpilastele Suhtetarkus pluss ja siis meil on ka PrEP kooliõpilastele Suhtetarkus pluss, mis on väga süsteemne ja väga põhjalik noori puudutav programm ja mis katab tegelikult kõiki tänases ühiskonnas noori puudutavaid valdkondi või problemaatikat. Ehk siis PrEP-programmid sobivad noortele elluastujatele, paaridele, kes soovivad head suhet ja saada veel paremasse kohta. Samuti on need programmid suunatud lapse, eriti probleemse lapse või haige lapse vanematele, et vanemad suudavad ka armastajatena tulla kokku ja luua meeskonda, et siis leida paremaid lahendusi nendele väljakutsetele, mida nende pere on võib-olla kohanud. Ja programmid sobivad ka neile, kui kodus on suhted pingelised, konfliktsed või vägivaldsed, kui kaalutakse lahkumineku võimalust, kui otsitakse uut turvalisemat suhet, aga ei taheta neid vanu mustreid enam korrata. Ja kui ühe või mõlema osapoole vaimne tervis on saanud kahjustada, ka siis on võimalik luua sellist usaldavat suhet, mis toetab emotsionaalselt lähedust kahe partneri vahel. Ehk siis programmid toetavad ka psüühilise heaolu taastumise juures. Sigmund Freud on öelnud, et me ei ole kunagi nii haavatavad kui siis, kui me armastame. Ja mina lisaksin omalt poolt selle, et aga kui me ei riskeeri, võime me ilma jääda maailma kõige õnnestavamast kogemusest. Aga mõistlik on, kui meil armastajatena on piisavalt pikka meelt, kui me hellitame enda lähedasi, kui me ei ole kadedad, kui me ei kelgi ega hoople, kui me oleme sellises heas kooskõlas iseenda väärtustega, kui me ei käitu näotult, kui me ei kasuta kõiki neid ebaturvalisi suhtemustreid, kui me ei otsi omakasu, kui me ei manipuleeri, kui me ei pane teist inimest olukorda, kus tal ei ole valikut, kui me ei ärritu,
ehk kui me suudame mitte oma frustratsiooni teistele inimestele välja valada ja me suudame võtta vastutust enda emotsionaalsete protsesside eest ja kui me ei jäta meelde paha, ehk kui me suudame andestada. Ja kui me seda kõike suudame ja oskame, siis tõepoolest, nagu ma loengu alguses ütlesin, me võime kogeda, ma usun, et Jumal on andnud meile võimaluse kogeda paradiisi eelmaitset läbi armastavate abielusuhete, et see võimalus on meil täiesti olemas, aga hästi palju sõltub siinkohas minust endast ja minu valikutest.